Tere tulemast tagasi mu kanalile, ma olen Katriin, sa võid jälgida mind Instagramis. Me oleme jälle lennujaamas, sest ma lendan täna Brüsselisse ja ma lendan sinna koostöös või tänu Euroopa Parlamendile. Ma lähen intervjueerima sinna nende Lux-auhindade režissööri, kelle nimi on Lukas Tont, kui ma õigesti seda hääldan, aga ta tegi sellise filmi nagu Close, otsetõlkes Lähedus, ja see on võrratu film, väga ilusti tehtud, super color grade, mis vähemalt mulle väga meeldis. Väga ägedad noored näitlejad. See räägib poistevahelisest sõprusest, kui nad kasvavad üles. Sellest, kuidas ühiskonna normid hakkavad seda sõprust murdma. Olen siia juurde ka selle intervjuu, mida ma siis temaga teen, seda salvestatakse. Jah, ühesõnaga sellepärast ma lähen Brüsselisse. On 3 päeva aega vaadata ringi. Kui te mäletate, siis me kunagi, kui sa oled mind nagu päriselt mingi 10 aastat jälginud, siis me kunagi käisime sõpradega e-tuuril ehk Euroopa tuuril ja me tegime sellest YouTube'i videoid ja me käisime sellega, ma ei tea, ETV-s. Siis me käisime ka Brüsselis. Ja see on kõik, mis ma mäletan sellest. Mul on paar kohta seivitud Google Mapsis, aga ausalt öeldes mul pole veel õrna aimugi, kus ma söön või ma tean ainult seda, mis hotellis ma ööbin. Ja see hotell tundub olevat väga ilus. Ma isegi tea, kus lennujaamast hotellini jõuda. Nagu ma absoluutselt tegelikult ei planeerinud seda reisi, sest see tuli kuidagi nii järsku. Ehk siis näeme Brüsselis, ma võtsin endale salmon bowli, ma nüüd söön seda ja ilmselt kas töötan või õpin lennukis või loen raamatut. Mulle väga nunnutuba. Lihtne, puhas, modernne. Selle hotelli nimi on Le Louis. Mulle väga meeldib, kui hotellidel on sellised kohad, kus sa saad oma kohvri panna. Väga läbimõeldud. Ma täiesti unustasin ära, et nad räägivad siin prantsuse keeles. Kui ma tulin kohale, siis oli bonjour, madame. Mul on nüüd üks töömiiting, kus ma pean olema. Siis ma pean tööd tegema ja siis ma pean õppima ja ma õhtul pärast seda miitingut ilmselt lähen linna, sest täna mul tegelikult otseselt ühtegi plaani ei ole. Ma küsisin Twitteris soovitusi Brüsselis, et mida teha. Vaatan, mis restos inimesi soovitanud on. Ma ei ole üldse olnud väga üksi reisija. Mul ei ole midagi selle vastu, aga ma lihtsalt kuidagi, näiteks Kopenhaagenis ma ei karda üldse üksi olla, aga kuidagi Kopenhaagen on kindlasti see, et see on kodune ja teiseks see on hästi puhas. Linn on veidi must, tänavad on mustad. Vähemalt, ma ei tea, võib-olla ma käisin mingist veidrast linnaosast läbi, aga samas arhitektuur on äge, siuke vana, siin on Art Nouveau stiili hästi palju ja seda on näha ka majadest, mis on äge. Võib-olla ma tee peal näen ka mõnda neist. Hendril on üks raamat 150 maja maailmas. Ja seal oli päris palju raamatuid või maju Belgiast. Äkki mõned neist on Brüsselis. Ja ma avastasin, et on olemas siuke muuseum nagu Euroopa ajaloomuuseum ja ma mõtlesin sinna minna. Võib-olla see on ainult minu asi, aga lennujaamast siia kesklinna tulla oli üsna lihtne, aga wayfinding, nii-öelda siis see, kuidas juhendatakse inimesi erinevatesse kohtadesse, oli päris keeruline. Ma ei saanud ka aru, mis asjad on rongid ja mis asjad on metrood ja mille peale ma täpselt minema pean. Lõpuks ma leidsin selle õige asja, aga ma ei tea isegi, kas ma õige pileti ostsin. Pilet linna 12 kilomeetrit maksis 15 €. Ma ei tea, Kopenhaagenis on sama teekond. Metrooga maksab 4 € täispilet ja ma maksin sooduspileti tudengina. Nii et võib-olla ma maksin mingi vale asja eest. Ja siis ma jalutasin siia 2 kilomeetrit. Prillidest ära muide, kui te ei teadnud, siis mu silmad on -3. Ehk siis ma tegelikult ei näe mitte midagi. Aga ma ei kanna väga prille, sest mulle ei meeldi need. Aga ma ei ole ka õppinud läätsi kasutama, nii et ma lihtsalt ei näe tavaliselt, kui mul ei ole prille ees. Ma jõudsin oma jalutuskäigult tagasi. Brüssel on päris tore. Nagu Viin, Pariis, need sama ajastu linnad. Siin on väga palju ägedaid Art Nouveau maju. Ma väga palju ei jõudnud neid vaadata, aga üks oli väga-väga cool. Tõin neid kuulsaid Belgia friikaid, mis on nende oma meetodil tehtud. Ja siis ma sain vahvlit ja ma panin sellele vahvlile vahukoort ja see oli väga halb otsus, sest mulle ei meeldi magus, ega ma ei tea, miks ma seda tegin. Aga vahvel ise oli super hea, lihtsalt see oli nagu täielik magusa ületoos minu jaoks. Päris huvitav on üksi linnast tujata ringi ilma mitte ühegi plaanita, nagu mul oli lihtsalt Google Mapsi pandud mingid põhikohad. Käisin, jalutasin sealt läbi, vaatasin, et päris nunnu, läksin edasi, vahetasin kaamera asukohta. Esiteks asi, mida ma teen, on see, et ma panen oma juuksed kinni, ma panen talle prillid ette, ma üritan näha hästi asjalik välja, sest et ma ei tea, üksi naisele linnas ringi reisida või lihtsalt jalutada ja eriti veel, kui sa näed välja ka nagu turist, pluss mul on kallis kaamera ja telefon ja kogu tehnika ja ma ei tea, kott või mis iganes, et ma kuidagi nagu kardan üksi reisimist, aga tegelikult täna on olnud väga tore.
Lihtsalt mulle nii meeldib jagada seda reisimisrõõmu, kui ma midagi avastan. See on olnud väga huvitav kogemus. Ma tegin pilte ja ma ei tea, ma lihtsalt nagu jälgisin inimesi. Väga huvitav on ka tunde lihtsalt linnas veeta ja vait olla. Mitte muusikat kuulata, vaid lihtsalt olla selles hetkes. Peaks seda rohkem tegema. Aga inimesed alati tänaval vaatavad, mis totakas see videoid teeb. Tänane outfit. Meil on siis kashmiir komplekt, aga see ei ole tegelikult komplekt. Need püksid on Max Maraast. Kampsun, ma ei mäleta, kust see on, aga see on väga sarnane ja sellepärast ma vist ostsingi selle, et oleks soe, kuna uues tegelikult on päris külm. Ja siis mul on blazer, mille ma leidsin kapist ja mida ma ei ole vist mitte kunagi kandnud. Kunagi ostsin kaltsukast. Siis mul on Chaneli kott ja Axel Arigato tossu. Kui tavaliselt me käime reisil, siis Henry hullut organiseerib ja ma olen nagu mingisugune abitu printsess seal taga, kes lihtsalt tatsab kaasa ja ma ootasin, et ilmselt see juhtuks ka siin reisil, mida ei juhtunud, sest ma tulin siia üksi. Ehk siis kõik mu mustad riided olid pesus ja ma pidin valima hakkama nende riiete seast, mida ma tavaliselt väga ei kanna. Aga võt outfit on siuke ja ma lähen nüüd Europarlamendi majja, saan seal ühe turunduse inimesega kokku, kes mulle kõik asjad organiseerib ja siis mul läheb päev edasi koos Marina Kaljurannaga. Ma ilmselt natuke workshadowin teda ja vaatan, kuidas üks MEP-i päev võiks välja näha. Ja siis mul on intervjuu Lukas Tontiga. Ma lähen parlamendi majja, ma arvan, tõukerattaga, aga Boltil ei ole tõuksi peal kohta, kuhu oma telefoni panna, et Google Mapsi vaadata või kaarti vaadata. Seega, kui keegi Boltist vaatab, siis tehke siuksed tõuksid, kuhu saab telefoni panna peale. Võib-olla te olete juba teinud ja siia riiki need ei ole jõudnud, aga ma pean mingi muu teenuse pakkuja juurde minema. Me oleme praegu libe koosolekul, kus nad hakkavad hääletama. Tõnda segama inimesi, sorry guys, sorry. Just praegu lõppes libe komitees hääletamine, mis oli suhteliselt lihtne hääletamine, sest saavutatud olid kompromissid. Aga see hääletamine on jah, kui sul on tunni aja jooksul 1000 hääletust, siis see tempo on peal ja sa hädavaevu jõuad jälgida, mida. Ja huvitav on ka see, et mõned hääletused on käe tõstmisega. Ja siis vaatab istungi juhataja või president, tavaliselt vaatab grupi juhtide peale, fraktsiooni juhtide peale, kes näitavad, kas hääletame nii, oleme erapooletud või oleme vastu. Ja eeldus on, et kogu grupp hääletab samamoodi, aga see ei ole alati nii. Nii et on olnud küll ja küll juhtumeid, kus koosoleku juhataja ütleb, et see parandusettepanek läks läbi või ei läinud läbi, aga kontrollime. Ja kontroll tähendab siis elektroonilist hääletamist ja tulemus on hoopis teistsugune. Nii et vahel ma mõtlen, et mis mõte nendel tuhandetel parandustel on, sest nad lähevad tihti, jumal teab mismoodi. Et dokumendi lõpphääletus, jah, see on oluline ja seda tehakse tavaliselt elektrooniliselt. Nii et hääletamine Euroopa Parlamendis on hoopis teistsugune kui riiklikes parlamentides, kus sa tead palju paremini, mille poolt sa oled ja mille vastu sa oled, just nupule vajutades. Ma käisin, võtsin süüa ja nüüd ma lähen tagasi Marina kontorisse. Väga huvitav miiting, kus me just olime Armeenia MEP-i ja tema esindajatega. Ja see tõestas mulle seda, et isegi kui ma käisin kunagi teatrikoolis ja õppisin teatrit, et kui tähtis on osata oma vestluse eesmärki edasi kanda, et sa tuled väga konkreetsete punktidega kohale ja ütled need ära. Mul hakkab kohe intervjuu salvestamine, aga see on siis ühe MEP-i kontor. Ja alati on huvitav vaadata raamatrõiuleid ja mida inimesed loevad, näiteks Facebooki asutamisest raamat, mis ma ka rahvaraamatust kingina sain ja siis Armeenia miitingu raames Diplomatic School of Armenia. Ja siis näiteks Kupee number 6 filmiraamat, milles mu elukaaslane ka kostüümi tegi. Ma panen siia väikse lõigu ka sellest intervjuust, aga võite seda eraldi vaadata. Hello everyone, I'm Catherine, an Estonian content creator around topics from relationships to politics, everything that people in 20s go through. And today we are here celebrating the Lux Audience Award nomination of Close by Lukas Tant. Ma tahtsin küsida paar küsimust, mida ma olen ise alati mõelnud.
Esiteks, mida tähendab nii-öelda MEP-iks olemine, ehk siis kuidas näeb sinu igapäevane tööpäev välja? See on väga huvitav küsimus, selles mõttes, et kõik need päevad on erinevad. Jah, mul on kalender ja ma tean, kus on komisjonide kohtumised, kus on hääletamised, kus on fraktsiooni kohtumised, midagi ma tean. Aga alati võib sisse tulla teemasid, mis tulevad ootamatult, alati võib sisse tulla kohtumisi, mis tulevad ootamatult viimasel hetkel. Päevad võivad lõppeda kell 5, võivad lõppeda õhtul kell 10. Kui me oleme plenaaristungil Strasbourgis, siis ei ole, see on tavaline, et päevad venivad kuskile südaööni. Nii et selles mõttes need päevad ei ole ühesugused. Selles mõttes see väga meenutab mulle minu tööd ka diplomaadi ja suursaadikuna, kus samamoodi ma ei saanud öelda, et tööpäev hakkab 9, lõpp 5. Sa pidid olema valmis selleks, et tööpäevad on erinevad, teemad on erinevad, sa pead suutma hüpata ühelt teemalt teisele, suheldes ühtede inimestega, pärast teises keeles ja teiste inimestega. Nii et hästi palju sellist valmisolekut ootamatusteks ja ma arvan sellist avatud olekut, et tuled tööle, teed ära, mis sul on kalendris, aga pead olema valmis, et tuleb ka midagi ootamatut. Sina saadad ka meile ja teed nii-öelda seda kirjatöö poolt või seda teeb keegi teine ja sina pigem käid kohtumistel ja nii-öelda juba nagu teed seda suhtluse poolt seal, kui juba keegi tuleb ja nii-öelda räägib? Ma arvan, et ma ei ole selles mõttes kõige tüüpilisem Euroopa Parlamendi saadik, et jah, tõepoolest ma loen oma meile ise ja lepin kohtumisi ka ise kokku. Kui ma olin välisminister, siis mulle meeldis, et mind kutsuti nii-öelda minu kohtumistele, et ma nägin igat kohtumist, mis minu kalendrisse potsatas. Et ei olnud niimoodi, et ma vaatasin õhtul, mis homme ees ootab ja see oli mulle täielik üllatus. Ja ma olen selle endaga kaasa võtnud, et oma kalendrit teen ma ise. Ja loomulikult ma saan alati abi. Ja mul on superassistendid ja nad alati aitavad mind. Aga see annab mulle kuidagi sellise enesekindluse ja parema ülevaate oma päevast, oma nädalast, oma kuust, kui ma loen e-maile ise. Vahel ma palun vastata ka assistendile, aga siis ma palun tal seda teha. Keerulisem on seda teha Euroopa Parlamendi omadega. Neid on lihtsalt niivõrd palju. Ma arvan, et päevast tuleb võib-olla 1000 meili. Mainisid nõunike assistente, mis nende töö endast kujutab või kuidas nad sind aitavad? Nad aitavadki mind sisu küsimustega ja see on üks väga suur pluss võrreldes Riigikoguga Eestis, kus meie Riigikogu liikmetel ei ole nõunikke. Ja mina väidan, et üks inimene ei suuda endale kõiki neid teemasid selgeks teha, kus ta peab kas hääletama või kaasa rääkima või eelnõu ette valmistama. Ma olen spetsialiseerunud 2 teemale. Üks on minu libe komisjon, mis on siis kodanikuvabadused, migratsioon, digiteemad ja teine on välispoliitika, kus on siis minu roll Euroopa Parlamendi Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni juhina. Nii et minu abid valmistavad ette selle sisulise poole. Et kui ma tegelen digiteemadega, on see veebiterrorism või digi-ID, siis mul on võrdne partner, kellega arutada või tegelikult ta teeb isegi ära palju tehnilist tööd ja näitab mulle kas vajalikud seadusandlikud aktid ette, artiklid ette, mida ma peaksin lugema, mida ma peaksin tegema. Väga palju sisulist abi. Kui sina oleksid täna noor ja mõtleksid, mida oma eluga teha ja sa oled huvitatud näiteks tööst MEP-ina või kuidas üldse Euroopa Parlamenti jõuda või kuidas rahvusvaheliselt poliitikat teha, siis kust sa alustaksid? Minu jaoks on poliitika tegemisel 2 teed. Üks on juba noorena minna poliitikasse ja kehtestadagi ennast või leidagi oma kutsumus läbi poliitika. Teine on kehtestada ennast või töötada ennast üles mingisuguses valdkonnas ja tulla siis poliitikasse selle valdkonna asjatundjana. Mina läksin teist teed pidi. Ja see on andnud mulle ka märksa rohkem enesekindlust, et ma saan hakkama, mul on elukutse, et juhul kui minu poliitiku elu lõppeb, mul on mida teha, ma tean, et mind tahetakse sellel turul ja ma ei sõltu poliitikast 100%. Noorena poliitikasse tulekul on loomulikult oma plussid, aga ma ei ole seda teed ise läbi käinud, ma olen kõrvalt näinud. Euroopa Parlamendi kõige noorem parlamendi liige on 21-aastane. Eestis minu arust valitakse rohkem Euroopa Parlamenti niivõrd erakondliku kuuluvuse järgi, kuivõrd inimese isiksuse järgi, kui palju teda tuntakse, kui palju tema vaateid teatakse, kui palju teda usaldatakse, kui palju temast lugu peetakse. Ja sellisele nii-öelda valimisturule on noorel väga raske siseneda. Sa pead olema Eestis tuntud mingisuguse valdkonnaga, sest lõppude lõpuks sa pead olema erakonnast tuntud. Ma ei arva, et üksikkandidaadina Euroopa Parlamendis saab palju ära teha. Niikuinii sa pead siin looma liitusid, niikuinii sa pead teistega läbi rääkima, et sind toetataks. Ja mina olen Euroopa Parlamendi tööd ainult läbi erakonda kuulumise või siis siin
fraktsiooni kuulumise. Nii et see tähendab ka tööd kodumaal, selle sama maailmavaatega, selle sama erakonnaga, nende samade inimestega. Kuidas alustada? Ma arvan, selleks on palju erinevaid variante, aga ma olen näinud ka, et mõned Euroopa Parlamendi, mitte mõned, päris paljud Euroopa Parlamendi saadikud, kes on siia tulnud, on alustanud karjääri Euroopa Liidu institutsioonides. Mõni on alustanud Euroopa Parlamendi saadiku abina, assistendina. Ma ei arva, et see on töö, mida peab tegema eluaeg, aga see on töö, mis annab võimaluse Brüsselis olla, tutvuda erinevate institutsioonidega, tutvuda Euroopa Parlamendiga, vaadata, mis meeldib, mis on huvitav ja selle kaudu tulla. Võimalik on tulla läbi nii-öelda kodumaise poliitika, mis Eesti puhul on keerulisem, sest kui me vaatame, keda on Eestis valitud, valdavalt valitakse peaministreid, välisministreid, kaitseministreid, kuidagi Eestis on Euroopa Parlamendi saadiku koht väga prestiižne. See ei ole kõigis riikides nii. Näiteks kui ma vaatan Saksamaad, siis siia satub haruharva mõni endine Saksa minister. Ja sama võib öelda ka teiste suurte Lääne-Euroopa riikide kohta, kus on prestiižsem olla oma koduriigi parlamendis ja vähem prestiižne Euroopa Parlamendis. Aga poliitikat tuleb armastada, inimesi tuleb armastada, suhtlemist tuleb armastada, peavad olema, ma arvan, head diplomaadi oskused ja siis oled sa siin edukas. Saab ka teistmoodi. Saab ka nii, et kellegagi ei suhtle, ühtegi keelt ei räägi, kellegagi kohvi ei joo, ka nii saab hakkama. Eks sõltub väga palju sellest, millised tingimused endale kehtestada. Eesti noorele, targale, toredale inimesele soovitaksin mina valida üks nendest 2 eest. Ma tahtsin siia päeva lõppu veel panna selle klipi, et tänada sind, et sa lubasid mulle oma päeva või poole päeva töö varjuks olla. See oli väga-väga huvitav, kuidas mis tähendab ühe MEP-i töö tavalisel päeval, kus ma lihtsalt etteütlemata või natuke justkui nagu ilmun. Nii et aitäh sulle. Katriina, aitäh sulle, et sa tulid. Ma arvan, see oli huvitav päev ja kes teab, võib-olla mõne aasta pärast oled sina siin minu asemel, inspireerid järgmisi noori ja niimoodi need Eestist Euroopa Parlamendi saadikud tulevadki. Aitäh sulle. Kes teab? Kahjuks ma sellele Ukraina miitingule ei jõudnud, ma väga tahtsin, aga Marina teeb siia kohe sellest kokkuvõtte. Tänase päeva Euroopa Parlamendis lõpetas libe komisjoni istung, kus räägiti õiguse mõistmisest, nende sõjakuritegude üle, mida venelased panevad toime Ukrainas. Küsimust ei ole selles, et õiguse mõistmine, rahvusvaheline õiguse mõistmine peab järgnema. Küsimus aga on selles, millises vormis, kui kiiresti ja kelle osavõtul. Ja mina rõhutasin oma sõnavõtus just seda rahvusvahelise poolt. See tähendab, et õiguse mõistmises ei osale mitte ainult Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid, nende advokaadid, nende prokurörid, nende õiguse mõistmisega seotud inimesed, vaid seal osaleksid ka teised riigid, Aafrika riigid, Ladina-Ameerika riigid, Aasia riigid, et see õiguse mõistmine oleks rahvusvaheline. See ei saa olema lihtne ülesanne, sest vaadates, kuidas praegu rahvusvaheline üldsus käitub, mõistetakse hukka Venemaa agressioon Ukraina vastu, ka ÜRO-s väga ülekaalukalt. Aga niipea, kui läheb asi õiguse mõistmise juurde, näiteks rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni juurde, on riigid palju vaosoitumad. Nii et see saab olema väljakutse Euroopa Liidu ametnikele, kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaatidele teha tribunal rahvusvaheliseks ja teha õiguse mõistmine Putini režiimi ja kurjategijate üle rahvusvaheliseks. Ja ma ütleks, et kokkuvõtteks see päev oli väga huvitav. Õppides poliitmajandust, siis põhimõtteliselt minu ülikoolist on nagu paar käiku välja, kas hakkad konsultandiks ja lähed kuhugi McKinsey'sse või lähed, ma ei tea, lobima kuhugi või mõned lähevad poliitikasse, mõned lähevad tegema äri. Ehk siis elus on erinevaid suundi, mida võtta ja mul lihtsalt meeldib käia ja avastada selliseid asju. Ja ma olen seda ka varem rääkinud, et kui teid mingid erialad huvitavad, siis mingi töö varjuks. Parlamendi maja, õigemini majad ja kogu see kvartal on mega suur. Selles majas ära eksida on põhimõtteliselt võid kogu aeg. Isegi tema siiamaani veel vahepeal eksib ära ja ütleb ka, et seal on keeruline orienteeruda. Ja kui ma läksin lõunat võtma, siis ma ei olnud päris kindel, kuidas tagasi jõuda ja nii edasi, et ühesõnaga see oli challenge. Pärast rääkisime juttu ka Lukasega, kes on siis selle filmi director. Väga huvitav, kuidas ta läheneb filmidele ja ma väga soovitan vaadata mõlemat tema filmi Girl ja Close. Tõesti, pärast seda me vaatasime seda Endriga ja arutasime pärast seda Close filmi, et
erinevatest ühiskonna nagu normidest ja jälle nagu sotsiaalsetest konstruktsioonidest ja nii edasi, et kuidas näiteks maskuliinsusesse suhtutakse. Ma olen nüüd ka sellest ühes podcastis rääkinud ja nüüd mul on hoopis teine perspektiiv, ma tahaks seda, või mitte tähendab, mul on sama perspektiiv, aga ma lihtsalt tahaks nagu veel uuesti seda podcasti teha ja nagu veel sellest rääkida. Et ja ühesõnaga see oli väga põnev arutada ja näha, kuidas tema nagu perspektiiv on olnud seda filmi üles ehitades ja mis nagu tema eesmärk on, kui ta filme teeb. Et see oli tõesti väga äge. Ja nüüd ma istun siin parlamendimaja kõrval mingisuguses pargis, mis on tõesti nii ilus, kõik õitseb ja vaatan, mis ma tänase päevaga edasi teen. Kahjuks kõik muuseumid on kinni juba ja väga paljud restod on ka kinni. Ehk siis tegelikult, mis mul plaanid olid, on kõik jälle luhtas, sest ma ei jõua ühtegi nendest asjadesse. Võib-olla ma hommikul jõuan, aga ma ei tea, ma vaatan, mis ma teen. Kõigepealt ma pean süüa leidma ja tegelikult ma tahaks varakult magama minna, sest mul on rets unevõlg jälle. Ma jälle ei maganud, eks ma üritan täna vähemalt varem magama minna, aga eks näis. Ma olen selles kohas nagu Wolf, streamid on super. Timsumme ma pole veel proovinud. Ma ei ole vist neid üldse väga palju söönud elus. Natuke spicy, ma ei talu üldse spicy toita. Twitterist ütles keegi, et seal on hea õlu. Nii et ma lähen proovin hoopis siin õlu. See oli mingi surrealiste something. We'll get there. Same old story with disaster twist. I'm ready to relax in this magical waste that is you and is I. So let's spend our time, babe. See on väga hea asi, siia saab telefoni laadima panna. See tänav on nagu kuskilt filmist ja see valgustus ka, aga tõusiga on päris mõnus linna avastada. Ma võib-olla olen veidi meelt muutnud nende osas, ainult et mul hakkavad kõrvad vibreerima ja see on mega naljakas. Mu hotell on seal. Kvaliteetset YouTube'i contenti on väga raske hoida ja sellepärast ei olegi rohkem vloge, sest ma olen perfektsionist. Mul oli tegelikult täna plaan hästi palju asju teha. Ma olen lihtsalt väsinud ja ma ei jaksa. Siis mul on isegi jälle wow. Ja ma ärkasin kell 6 hommikul ja ma tegelikult tahaks magada, aga ma ei jäänud magama. Nii et ma käisin ülipika duši all ja siis ma avastasin Netflixis, et Firefly Lane'i hooaja viimased osad tulid välja. Ma olen nüüd valmis lihtsalt seda vaatama kuni check-outini välja. Ma lähen bussiga seekord lennujaamast. Ma guugeldasin, et bussiga peaks odavam olema. Mul hakkab nüüd eksamiperiood. See tähendab seda, et ilmselt siia ei tule videoid sama tempoga, mis on varem tulnud. Ja ilmselt ma teen suvel neid rohkem, kuna meil on eksamid ja ma ei ole selleks absoluutselt valmis. Nagu, ma pole isegi loengutes käinud. Ma ei tea, kuidas ma need eksamid läbi. Nagu ma ei tea, kuidas ma selle ülikooli kraadis kätte saan. I will try. Me hakkame Britega õppima nüüd jälle iga päev või üle päeva nendeks eksamiteks. Mul on hea meel, et te olite sellel reisil kaasas ja ma nüüd lihtsalt lähen lennukiga koju, nii et ma ei hakka seda filmima, aga ja mul on väga hea meel, et Europarlament kutsus mind ja et ma sain selle võimaluse, see on väga cool.